Head saalis viibijad ja otseülekande vaatajad, tere tulemast Kaitsepolitseiameti pressikonverentsile, kus tutvustame meie värsket aastaraamatut. Seejärel annan sõnajärje üle Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Pallossonile ja siis on võimalik esitada küsimusi või suunduda intervjuude juurde. Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Pallosson. Tere hommikust ja tere tulemast Kaitsepolitseiameti uude peakorterisse. Head ajakirjanikud ja kõik teised, kes te meid otseülekande vahendusel olete vaatamas. Kaitsepolitsei tähistab täna oma 104. aastapäeva. Meie põhiülesanded ei ole muutunud võrreldes aastate taguste aegadega. Põhiülesanne on jätkuvalt tagada Eesti riigi mittesõjaliste julgeolekuohtude ennetamine ja tõkestamine. Eesti Vabariigi loomine ja vabadussõja järel polnud riigi julgeolek kunagi täiesti lahus ka sõjalistest ohtudest. Sellel aastal 1. detsembril tähistame 100 aasta möödumist riigipöörde katsest, mida juhiti Nõukogude Liidust. Venemaa agressiivsed ambitsioonid ei ole ka vaibunud. Eesti on seda ohtu alati mõistnud. Meil on hea meel esitada teile uut järjekorras juba 26. Kaitsepolitseiameti aastaraamatut. Kaitsepolitseis usume, et rahval on õigus olla informeeritud, et teha adekvaatseid otsuseid. Suur osa Kaitsepolitsei tööst on kaetud riigisaladusega, ent olulisi järeldusi ohtude kohta saame jagada otse kogu Eesti rahva ja rahvusvahelise üldsusega. Ja üheks parimaks vahendiks selles ongi meie aastaraamat. Aastaraamatus võtame taas kord kokku kõige olulisemad sündmused ja suundumused. Venemaa agressioon Ukrainas vältab juba 3. aastat. See defineerib julgeoleku olukorda globaalselt regioonis kui ka Eesti riigi sees. Kohati võib tekkida ka ettekujuttus, et Venemaa ressursid ja tähelepanu on kõik koondatud Ukrainale. See pole aga sugugi nii. Venemaal jätkub ressurssi ja tähelepanu võimet, et tegutseda agressiivselt mitmel rindel. Erinevate läänevastaste rünnakutega püüab Venemaa omakorda mõjutada olukorda ka Ukraina rinnetel. Lääneriigid on rakendanud Venemaa suhtes arvukalt sanktsioone ja erinevaid piiravaid meetmeid. Seetõttu on Venemaa tavapärased luure, mõjutus, lõhestustegevuse vahendid pärsitud. Näeme, et Venemaa ja selle eriteenistused otsivad järjest uusi võimalusi, kuidas nendes piiratud oludes tegutseda. Nüüd rääkides lähemalt põhiseadusliku korra kaitsest, siis kõige olulisem muutus Kaitsepolitsei ohupildis viimase aasta jooksul on Venemaa mõjutustegevuse muutumine füüsilisemaks, brutaalsemaks, nimetama seda ka riiklikuks vandalismiks. Venemaa on viimase aasta jooksul hoogustanud Eesti ja mitme teise Euroopa riigi vastu hübriidoperatsiooni, ehk püüab kasutada kõiki võimalikke mittesõjalisi vahendeid relvana meie vastu. Venemaa on kasutanud Eesti vastu pidevalt vaenupropagandat, küberründeid, Eesti mälestusmärkide kallal vandaalitsenud, pommiähvarduste kampaaniaid, ränderünde katseid, püüdis mõjutada Eesti parlamendi valimisi ja lõpuks on märgiline, et Vene eriteenistuste ülesandel vandaalitseti Eesti siseministri ja ühe Eesti ajakirjaniku isiklike sõidukite kallal. Venemaa sellise vaenutegevuse eesmärk on luua hirmufooni, külvata ebakindlust, rahulolematust, destabiliseerida, nõrgestada, kurnata riigi ressursse, panna meid kapselduma ja tegelema ainult oma siseasjadega, et meil oleks vähem tähelepanu Ukrainale. Kaugemas, pikemas perspektiivis on Venemaa eesmärk kahtlemata sellise tegevusega lüüa ka kiilu Eesti ja tema liitlaste vahelistesse suhetesse. Me ei lasknud Venemaa hübriidoperatsiooni eesmärkidel realiseeruda. Koostöös partneritega tõkestasime Venemaa ohtliku tegevuse. Tegelikkuses plaanis Venemaa Eestis toime panna veel täiendavaid rünnakuid, mis realiseerumisel oleks märksa suurema mõjuga. Tänaseks oleme kinni pidanud 13 isikut
ja anname nad koostöös prokuratuuriga kohtu alla. Selliste rünnete toimepanemiseks värvatakse inimesi sageli sotsiaalmeedia teel. Tihti on nad kriminaalse taustaga, majanduslikes raskustes olevad noored, kelle jaoks ideoloogia pole esmatähtis, oluline on see väike tasu, mis selliste rünnete eest on võimalik teenida. Venemaa ja Valgevene on kasutanud Balti riikide ja ka Soome suhtes ränderünnet juba pikemat aega. Nüüd eelmise aasta lõpus katsetas Venemaa sama asja ka Eesti peal, kui siis Vene ametiisikud suunasid Eesti piiripunkti korduvalt migrantide rühmasid. Politsei- Piirivalveamet tõkestas otsustavalt need katsed. Sellise ränderündega katsetades ei varjanud Vene FSB oma tegevust ja filmis seda avalikult teiselt poolt, et seda kasutada siis hiljem Venemaa propagandas. Eelmisel aastal sügisel koges Eesti ühiskond ka sagedasi pommiähvarduste kampaaniaid. Kremli-meelsed aktivistid saatsid sadadele koolidele, riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele, eraettevõtetele massiliselt e-kirjadega pommiähvardusi. Tegemist oli väga odava katsega Eesti riiki hirmutada, kurnata Päästeameti ja politsei ressurssi. Ähvarduskirjad saadeti teele ründajate jaoks turvaliselt Venemaalt territooriumilt. Nende ähvardustega ei kaasnenud vahetut ohtu, ühtegi pommi ei paigaldatud ega lõhatud, taheti vaid panna Eesti ühiskonda üle reageerima. Ma tänan väga Päästeametit, Politsei- Piirivalveametit, kes kannatlikult Eesti inimestele selgitasid, mis on nende ähvarduste olemus. Nüüd selle aasta veebruaris lahkus Eestist ka Vene õigeusu kiriku metropoliit Jevgeni. Eesti riik ei pidanud võimalikuks tema elamusluba enam pikendada, kuna Vene metropoliit levitas Eestis Kremli narratiive ja sekkus Eesti sisepoliitikasse, Eesti parlamendi valimistesse. Nüüd vahetult peale seda on siis ka Vene õigeusu kirik teinud veel räigemaid üleskutseid. Lisaks agressiooni õigustamisele nimetas seda ka pühaks sõjaks. See ei lähe mitte kuidagi kokku Eesti väärtus- ja komberuumiga. Selles aastaraamatus peatume ka Kirde- ja Kagu-Eesti ääremaastumisega seotud võimalikel julgeolekuohtudel. Eesti riigi äärealadel on paraku sissetulekud väiksemad, tööpuudus suurem, riiklikud teenused viletsamad, kogu sotsiaalmajanduslik olukord tervikuna kehvem. Tekkida võib tunne, et riik ei hooli ja sellest omakorda vastandumine riigile. Sellist pinnast võidakse ära kasutada, et rahulolematust, usaldamatust Eesti riigi vastu võimendada, ühiskonda polariseerida, konflikti võimendada ja inimesi Eesti riigi vastu meelestada. Seni on äärealade inimeste muresid ära kasutanud valdavalt vandenõuteoreetikud, aga näiteks Nursipalu kaasuse puhul püüdsid ka kohalikud kremlimeelsed ja Vene trollid sotsiaalmeedias seda ära kasutada. Ka Kirde-Eesti puhul me näeme, et nende esimeseks mureks ei ole mitte Narva tanki monument või tänava nimed, vaid märksa praktilisemad küsimused, nagu toasooja hind, tööturu olukord ja üldine majanduslik hakkama saamine. See kõik näitab ka seda, kui oluline on siis julgeolekuohtude ennetamiseks terve ühiskonna ühine pingutus, riik, kohalik omavalitsus, kodaniku ühendused ja üksikinimesed. Venemaa mõjutus- ja propagandategevus on jätkuvalt suur julgeolekuoht Eesti venekeelsele elanikkonnale. Erinevad uuringud ühelt poolt kinnitavad positiivset trendi, et Kremli propaganda mõju ja usaldusväärsus on langemas. Samal ajal Eesti venekeelsete meediaväljaannete usaldusväärsus omakorda kasvamas. Kremli propagandakanalid on Eestis keelustatud. Kokku on piiratud ligipääsu 53 Kremli telekanalile ja 307 veebilehele. Teatud juhtudel on need siiski ligipääsetavad. Kuid ka Kremli propaganda üritab piiratud keskkonnas leida uusi väljundeid
Ja üks selge trend, mida me näeme, on Vene informatsioonilise mõjutustegevuse kolimine sotsiaalmeediasse, kus üritatakse juba sellistele väiksematele gruppidele personaalselt läheneda. Samal ajal on Eesti inimesed sotsiaalmeedias üha enam haavatavamad, et ka hiljuti avaldatud lõimumisuuring toob välja tõsiasja, et muust rahvusest elanike seas on sotsiaalmeedia kõige olulisem infoallikas. Nüüd rääkides vastuluure valdkonnast, siis peamine luureoht Eestile tuleneb jätkuvalt Venemaa ja Hiina eriteenistustest. Venemaa eriteenistused on jätkuvalt väga ohtlikud. Paljudes Venemaa riigiasutustes ja eluvaldkondades on toimunud suured kärped, et suunata ressurssi rohkem Ukrainasse agressiooni tagamisse. 3 Venemaa eriteenistust on säilitanud aga oma erilise staatuse, finantseeritus on säilinud samal tasemel või isegi on see paranenud. Samuti sõjaolukorras on tegelikult Venemaa eriteenistused sunnitud veel rohkem aktiveeruma, sest Venemaa poliitiline juhtkond vajab sõjatingimustes rohkem informatsiooni lääne pealinnadest. Ukraina vastase agressiooni algusest alates on Euroopast ja muude riikide pealinnadest välja saadetud üle 700 Venemaa diplomaat luuraja. Negatiivse trendina näeme seda, et Venemaa on neid vakantseid diplomaatluure ametikohti taas mehitamas. See on oht ühelt poolt meie liitlastele ja teiselt poolt oht ka Eestile, sest ka Eesti vastu on võimalik töötada teiste Euroopa riikide territooriumitelt. Meie kaitsepolitsei eesmärk on hoida siin Eestis vaenulikele luureteenistustele nii-öelda karmi operatsioonipiirkonda, kus me ei lase vastasel tegutseda, vajadusel sekkume kiirelt ja jõuliselt. Valdav enamus värbamiskatseid Eesti elanike suhtes pannakse toime Venemaa territooriumil, kus Vene eriteenistustel on nii-öelda koduväljaku eelis, nad saavad luua seal lihtsustatult tingimusi, et kuidas Eesti elanikke panna erinevates survesituatsioonidesse. Näeme ka seda, et Venemaa luureteenistused on piiratud keskkonnas muutunud agressiivsemaks, robustsemaks, vägivaldsemaks. Aga me peame ka arvestama seda, et paljud Venemaa luureohvitserid osalevad rotatsiooni korras Ukrainas sõjategevuses, okupeeritud aladel Kremli režiimi tagamas või töötavad filtratsioonilaagrites Ukraina sõjavangide peal. Et ka sealt võib pärineda ja külge hakata siis vägivaldsemad meetodid. Venemaad külastavad inimesed puutuvad piiril kokku Venemaa FSB-ga. Sagedased on profileerivad vestlused, kus küsitletakse põhjalikult inimese tausta, tegevusala lähedaste kohta, kopeeritakse nende telefonid, muud andmekandjad. Välistada ei saa ka füüsilise vägivalla kasutamist. Äärmiselt kõrge ohu tõttu soovitame me Eesti elanikel vältida Venemaale reisimist, et mitte sattuda Vene eriteenistuste surve alla või lavastustesse. Venemaa ei ole õigusriik ja Eestil on väga keeruline tagada oma kodanike ja ka Eesti elanike õiguste kaitset seal. Mida me ka näeme, siis Venemaa eriteenistused üritavad viimasel ajal värvata üha rohkem nii-öelda tavalisi inimesi. Inimesi, kes ei tööta riigisektoris, kes ei oma riigisaladuse luba ega huvipakkuvaid kontakte Eestis. Venemaa näeb võimalus selliste nii-öelda tavaliste inimeste kasutamiseks, täpselt samamoodi luureinfo kogumiseks ja erinevate ülesannete täitmiseks Eestis. Selle aasta alguses pidasime kinni Tartu Ülikooli professori, kes oli tegelikkuses Venemaa luureagent. Et ka see juhtum näitab ilmekalt, et Venemaa ei jahi ainult riigisaladusi, vaid väga erinevat informatsiooni Eesti ühiskonnast. Veel üks selge trend Venemaa ja ka Hiina luureteenistuste tegevuses on nende tegevuse liikumine sotsiaalmeediasse.
See on osaliselt ka põhjustatud sellest, et Vene teenistustel ei ole võimalik Eestis opereerida, järjest vähem Eesti elanikke käib Venemaal ja siis on sotsiaalmeedia selliseks üheks vähestest kanalitest, kuidas Eesti elanikele ligi pääseda. Samas seda internetipõhist kontakteerumist, lähenemist ei tohi kuidagi alahinnata, et see on Vene eriteenistustele kiire, lihtne, odav meetod, kuidas Eesti elanikke kaardistada, kuidas kontakte luua, samas võimaldab peituda valeidentiteedi taha ja hiljem jätkata siis seda või viia värbamine lõpuni kas juba sotsiaalmeedias või kanda see üle füüsilisteks kohtumisteks. Et seetõttu tasub ka sotsiaalmeedias kontakti otsijate suhtes olla äärmiselt ettevaatlik. Ühtlasi palume kõigil Eesti inimestel kaitsepolitseiga ühendust võtta, kui teile tundub, et välisriigi luureteenistus püüab teiega kontakteeruda. Küberjulgeoleku valdkonnast. Kui me vaatame aastale tagasi, siis võime tõdeda, et peamine oht Eesti küberjulgeolekule tulenes vajalike uuenduste tegemata jätmisest või nendega venitamisest. Et enamik küberintsidente on võimalik siis vältida, kui on tehtud asjakohased uuendused. Nii riigi kui erasektori küberturvalisuse esimene kaitseliin on süsteemi ja turbeadministraatorid, kelle töö edukus sõltub omakorda organisatsioonide juhtkonna toetusest. Me soovitame väga hoolas olla ka kolmandatest riikidest pärit alltöövõtjate suhtes, kuna nende tausta kontrollimine on minimaalne. Tõenäosus, et neid alltöövõtjaid, kes omavad ligipääsu Eesti süsteemidele, võidakse ära kasutada vastase poolt, on küllaltki suur. Üha enam on traditsionaalse küberluure kõrval ohuks kübersabotaaž, mille eesmärk on Eesti süsteeme pikaajaliselt rivist välja viia või lausa hävitada. Majandusjulgeoleku valdkonnast. Riigina peame elutähtsa teenuse osutajate kriitilisele infrastruktuurile rohkem tähelepanu pöörama. Et eelmise aasta sügisel sai kahjustusi Läänemere veealune taristu, Balticconnectori gaasitoru ja kaablid merepõhjas. Selle kaasuse uurimine ei ole veel lõppenud ja on vara teha lõplikke järeldusi süüdlase ja selle siis teo tahtlikkuse kohta. Aga igal juhul Eesti riik ja elutähtsa teenuse osutajad peavad sellest tegema järeldused ja mõtlema, kuidas paremini kaitsta kogu Eesti kriitilist infrat. Eelmisel aastal jõustus ka seadus, mis võimaldab hinnata välisinvesteeringu usaldusväärsust Eesti julgeoleku või avaliku korra seisukohalt olulisse majandussektorisse. Siin on siis kaitsepolitsei uus ülesanne hinnata, analüüsida välisinvestoreid, kes üritavad Eestisse siseneda väljapoolt Euroopa Liitu. Majandusjulgeoleku valdkonnast veel me pingutame kõvasti Venemaale kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonide jõustamise vallas. Nende sanktsioonide eesmärk on avaldada võimalikult suurt negatiivset mõju Venemaa majandusele, võimekusele ja tahtele sõda pidada. Sanktsioonid ei ole küll peatanud Venemaa agressiooni, aga need on tõmmanud kindlasti Venemaa hoogu maha. Venemaa vajadus lääne kõrgtehnoloogia järele jääb samuti kestma. Venemaa ise arvestab ka, et need sanktsioonid saavad olema väga pikaajalised ja me näeme, et Venemaa püüab luua ja arendada üha keerulisemaid skeeme, kuidas läänest kahese kasutusega sõjalisi ja kõrgtehnoloogilist kaupa Venemaale smuugeldada. Nüüd terrorismi ja äärmusluse vastase võitluse valdkonnast. Terrorismi ohutase enamikes Euroopa riikides on kõrge. Oluliseks trendiseadjaks oli siin eelmise aasta sügisene Hamasi rünnak Iisraeli vastu ja seejärel Iisraeli sissetung Gazasse. Need sündmused on avaldanud väga suurt mõju moslemi kogukondadele üle maailma. Paljudes Euroopa riikides on see toonud kaasa uue radikaliseerumise laine. Võibki öelda, et viimastel aastatel islamistlike rünnakute taga Euroopas ei ole
isegi pigem mitte terroriorganisatsiooni liige, vaid veebis ise radikaliseerunud psüühiliste probleemidega isikud, kes on väga vastuvõtlikud sellisele propagandale ja rünnakutele, üleskutsetele ja on valmis siis kättesaadavate lihtsate vahenditega rünnakuga toime panema. Eestis on terrorismi ohutase madal, kuid lähiaastate perspektiivis peame tõenäoliseks, et ka Eestis terrorismi ohutase kasvab. Selle kasvu üheks taimelavaks on immigratsioon riskiriikidest. Igal aastal tõkestab kaitsepolitsei suurusjärk paari tuhande riskiriigi taustaga isiku Eestisse elamise katseid. Kuna Eesti moslemi kogukond on juba arvestatavas suuruses 10 000, siis näeme ka üha suuremat huvi Põhja-Aafrika, Lähis-Ida imaamide katsetel asuda Eestisse oma islamistlikku tegevust viljelema. Me võime öelda, et Eesti moslemi kogukond tervikuna on rahumeelne. Küll aga esinevad mõningad negatiivsed arengusuunad just uussisserändajatega. Me näeme madalat kohanemise taset, vähest tahet õppida eesti keelt ja sobituda Eesti kultuuriruumi. See suurendab kogukondade eraldumist, on pinnaks radikaliseerumisele ja kokkuvõttes siis juba ka avalikule korrale ja Eesti julgeolekule. Kogukonna kasvuga kasvab paratamatult ka rahvusvaheliste islamiorganisatsioonide suurem tähelepanu Eesti vastu. Me näeme üha suuremat võrgustumist Eesti moslemi kogukonnal Euroopa, Lähis-Ida, Põhja-Aafrika islamistlike organisatsioonidega. Iisraeli ja Hamasi konflikt tekitas pingeid ka Eestis, siinses moslemi kogukonnas. Täheldatav oli teatav radikaalsuse kasv, nagu juudivastane viha ja terroristliku äärmusliku tegevuse suhtes väga tolerantne suhtumine. Siiski me võime öelda, et see tegevus piirdus kõik sotsiaalmeediaga. Aastaraamatus pühendame ka väikse osa taas paremäärmusliku ideoloogia levikule. Et see on väga ahvatlev noortele just selle keelatuse tõttu, sest kõik keelatu tundub justkui lahe ja põnev. Ja osa selle ideoloogia müstilisusest seisneb ka siis visuaalses ja sümbolite keeles, mille taga peituvad paremäärmuslikud sõnumid jäävad teistele ühiskonnaliikmetele tihti mõistetamatuks. Need paremäärmuslikud organisatsioonid kogumis ei kujuta ohtu, et ka hiljuti meediast läbi käinud Active Club on liikmeskond paarkümmend inimest, politsei ja kaitsepolitsei tegeleb nendest tuleneva ohu maandamisega. Nüüd kokkuvõttes võime öelda, et Eesti julgeolekualased väljakutsed järgneva aasta jooksul saavad olema päris suured. Meie peamiseks ohustajaks jääb Venemaa, kes võib siiski üritada uusi ohtlikke rünnakeid Eesti vastu. Aga ma arvan, et Eesti kaitsepolitsei, teised Eesti jõustruktuurid, Eesti riik kogumis on piisavalt tugev, et nende rünnakutega hakkama saada ja me teeme siin väga aktiivset koostööd ka oma välispartneritega. Et Eesti on tänaseks olnud 20 aastat Euroopa Liidu ja NATO liige. Erinevatele väljakutsetele vaatamata on Eestis turvaline elada. Eesti on üks maailma turvalisemaid riike. Ja kõik ülejäänud võite te juba lugeda kaitsepolitsei aastaraamatust. Ma tänan. Kui teil on küsimusi, siis nüüd on selleks aeg. Või suundume intervjuude juurde. Siis täname otseülekande vaatajaid ja tänan, et olid meie seltsis. Teeme intervjuud.